Meie teema on olnud Jumala kartus. Olen selgitanud, et oma olemuselt on Jumala kartus tema esimese käsu täitmine, nagu on antud 2. Moosese 20. peatüki 3. salmis, kus Jumal ütleb: sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Jumala kartus on sellele käsule kuuletumine. See annab Jumalale ainulaadse koha kõige muu ees. Me ei lase mitte millelgi oma elus tulla Jumala ette või Jumalaga samale tasemele. Inimene, kes seda käsku peab, käib Jumala kartuses. Oleme vaadanud ka Jumala kartust, nagu seda näidati esmalt Jeesuse enda elus ja seejärel algkoguduses, nagu seda on kirjeldatud Uues Testamendis. Jesaja prohvetlikus pildis Jeesusest kui tulevasest Messiast räägib ta 7-kordsest Jumala vaimust, mis tema peal puhkab. Püha vaimu kulminatsiooniks on Jumala kartuse vaim. Ja siis järgmine salm ütleb, et tema rõõm on Jumala kartuses. Püha vaimu kõigist 7 omadusest rõhutatakse peamiselt Jumala kartust. Ja nägime, kuidas Jumala kartus võimaldas Jeesusel alati palvetada nii, et Jumal Isa võttis selle palve vastu, sest ta jättis enda tahte kõrvale, seades Isa tahte esikohale. See on Jumala kartus. Vaatasime algkoguduse Jumala kartust ja nägime tasakaalu 2 asja: Jumala kartuse ja püha vaimu lohutuse ja tröösti vahel. Ja me nägime seda, et kus need 2 asja olid ühendatud, järgnes 3 olulist tulemust. Kõigepealt oli kirikutes rahu. Teiseks, neid loodi ja ehitati üles. Ja kolmandaks, neid sai palju, nende arv kasvas. Täna vaatame Jumala kartust veel ühest küljest, ehk kui ainsat tarkuse allikat. Loen Hiobi 20. peatüki salme 20-28. Kust tuleb siis tarkus ja kus on arukuse asupaik? See on varjul kõigi elavate silmade eest, peidetud taeva lindudegi eest. Märkame, et tarkust ei leidu meelte maailmas ega loodusmaailmas. Seejärel. Kadupaik ja surm ütlevad, meie kõrvus on sellest ainult kuuldus. See on kusagil teises maailmas, väljaspool hävingut ja surma, igaveses maailmas. Siis räägib Hiob edasi. Jumal, tema tunneb teed sinna ja tema teab selle asupaika, sest tema ulatub vaatama maa äärteni, tema näeb kõike, mis taeva all on. Kui ta andis tuulele kaalu ja määras mõõduga veed, kui ta andis vihmale seaduse ja kõuepilvele tee, siis ta nägi seda ja seletas, valmistas ja uuris läbi. Ja ta ütles inimesele, vaata, issanda kartus, see on tarkus ja hoidumine kurjast on arukus. Nagu näete, Jumala tarkus väljendub kogu universumis. Kõik universumis väljendab mõnda Jumala tarkuse tahku. Ja see Jumala täielik tarkus on jahmatav. Meie piiratud mõistus ei suuda sellest aru saada. Aga Jumal ütleb, kui te tahate ligipääsu minu tarkusele, kui te tahate, et ma hakkaks oma tarkust teie ellu jagama, siis on üks kanal, mille kaudu see võib teieni jõuda. Ja see on Jumala kartus. Jumala kartus, see on inimese tarkus. Ainus viis, mille abil inimene võib saavutada tõelise tarkuse, on läbi Jumala kartuse. Ja see on seotud elu elamisega õigluses, kurjast eemaldumisega. Väga oluline on näha, et sellel tarkusel on moraalne alus. Tänapäeval on suhtumine selline, et ole lihtsalt tark ja käi läbi elu nii, nagu tahad. Vahet pole, milline iseloom sul on, vahet pole, millist elu sa elad. Kui sa oled tark, kui sa oled haritud, kui sa oled hoolimatu, siis läheb sul hästi. Aga see pole tõsi. Lõppkokkuvõttes pole see tõsi. Tarkusel on moraalne alus. See algab Jumala kartusest ja väljendub kurjast hoidumises. Ja siis jälle psalmide raamatus, psalm 111, salmis 10 ütleb psalmist: issanda kartus on tarkuse algus. Sõna algus võib tõlkida ka kui põhiosa, ehk see on kogu tarkuse alus. Ja edasi, hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Jällegi, mõistmine on seotud kuulekusega Jumala käskudele. Sellel on moraalne aspekt. Tarkus on esmatähtis. Tarkusele järgneb mõistmine. Sõna mõistmine algsel heebreakeelsel kujul tähendab tõelist arusaamist loodusest ja isikute olemusest ja olukordadest. See on palju enamat kui nutikus. Tark inimene saab mõnikord kergesti teiste inimeste poolt petetud. Aga arusaamisega inimene näeb läbi nii inimeste iseloomu kui olukorrad, millega ta peab hakkama saama. Ja siis õpetussõnade raamat läheb veel kaugemale. Õpetussõnad 1. peatükk salm 7. Issanda kartus on tunnetuse algus. Jälle sama sõna, mis on tõlgitud algus, kuid mis tähendab põhiosa. Jumala kartus on teadmiste peamine osa. Nii et pange tähele, Jumala kartusest arenevad esiteks tarkus, siis mõistmine või arusaam ja siis teadmised. Aga õpetussõnade autor kirjutab edasi. Meeletud põlgavad tarkust ja õpetust. Põlata juhendamist, olla uhke, iseteadev ja üleolev. Õpetust mitte vastu võtta on rumalus.
see välistab automaatselt tõelise tarkuse. See on täpne jumala kartuse vastand. Ja siis jälle õpetussõnade raamatu 9. peatüki salm 10. Issanda kartus on tarkuse algus. Ja sama väide uuesti. Ja kõige pühama äratundmine on arukus. Me näeme, et jumala kartusest tuleb tarkus, mis võimaldab meil ära tunda jumala pühadust ja jumala pühadust ära tundes me elame ja liigume puhastavas ja pühitsevas hirmus issanda ees, mis sunnib meid ära pöörduma kurjast ja hoidma jumala käske. Meil on vaja eristada tarkust sellest, mida ma nimetaksin intellektuaalseks hariduseks. Väga paljud inimesed ei näe neis erinevust, aga ma ütleks ja ma arvan, et järele mõeldes nõustute sellega, et on võimalik olla kõrgelt haritud ja samas rumal. Kõrgelt haritud rumalust on tänapäeval meie ümber omajagu. Tegelikult olen märkinud, et enamik hädasid tänapäeva maailmas on põhjustatud haritud lollpeade poolt. Kui nad ei oleks haritud, siis ei oleks nad saanud nii palju kurja korda saata. Aga olles rumalad, põhjustavad nad palju pahandust. See tarkus, millest räägib pühakiri, on erinev. 51. salmis 6 on Taaveti avaldus, mis tungib otse selle teema sügavusse. Ta räägib issandaga oma katkise ja kahetseva südame põhjast ja ütleb: vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Jumal soovib tõde meie sisimast, kus see põhineb jumala kartusel ja kui meil on sisimast tõde, kui me oleme siirad ja ausad ja jumalale avatud, siis ta annab meile teada oma tarkuse. Näete, tarkus ei ole intellekt, see ei asu meie teadvuses. Tarkus asub inimese peidetud osas, inimese hinges, tema kõige sügavamas sisemuses ja just seal asub koht, kus Jumal tahab meid kasvatada jumala kartuses, et saaksime osa tarkusest. Ainus kanal jumala tarkuse saamiseks on jumala kartus. Ei ole muud viisi, kuidas jumala oma tarkus saaks tulla meie ellu kui läbi jumala kartuse. Ja see tarkus ei tule meisse peamiselt intellekti kaudu, kuigi see hakkab meie intellekti valgustama. See ei ole hariduse asendaja, kuna see ei tee meile heaks seda, mida haridus teeb. See on ainulaadne, see on midagi täiesti omaette olevat. See siseneb meie vaimu ja lubab meil hakata nägema jumala eesmärke, näha meie elu, näha asju meie ümber jumaliku eesmärgi, jumaliku nõuande valguses. Nõuanne on midagi, mis on pühakirjas väga tihedalt tarkusega seotud. Kui meil on seda tüüpi tarkust, saame vastu jumala juhatuse. Me teame, kuidas erinevates olukordades toimida. Me teame, kuidas erinevate inimestega suhelda. Me teame, kuidas inimesi aidata. On veel üks avaldus koguja raamatus, tarkus on suuna andja. Tarkus juhatab meile teed. Tarkus juhib meid elus lõksudest ja püünistest, peidetud ohtudest mööda. Aga see tarkus asub meie peidetud osas. See asub inimese vaimu kõige sisimas kambris. On ainult üks tee selle inimese peidetud osani. Seda ei saa saavutada intellektuaalse hariduse kaudu. Saame avada ennast Jumalale ja ühenduskanalile, mille kaudu Jumal edastab tarkuse peidetud osale teis ja minus. See kanal on Jumala kartus. Paluge Jumalat, et ta selle ühenduskanali teie jaoks avaks.